Ukraina mehitamata relvastus on viimase paari aasta jooksul tohutult arenenud. Oleme näinud, kuidas Kiievi kaitsesektor on loonud hämmastava hulga uuendusi, alates reaktiivmootoriga pommitajadroonidest kuni tehisintellektil põhinevate kamikaatse tapperobotiteni. Kuid viimane täiendus võib olla seni suurim ja muljetavaldavaim. Tutvustame Sea Tridenti, 10-tonnist merekoletist, mille tulejõud on piisav, et ohustada isegi Kremli Musta mere laevastiku olemasolu. Pole liialdus öelda, et see uus droon võib osutuda murranguliseks vahendiks, avades Ukraina relvajõududele täiesti uued ründavate ja kaitsvate operatsioonide võimalused ning pakkudes Venemaale tõeliselt suurt uut ohtu, mille pärast muretseda. Sea Tridenti esitleti esmakordselt Pariisis toimuval Eurosatori 2026 üritusel. Eurosatori toimub iga 2 aasta tagant ning on suurim rahvusvaheline maismaa- ja õhuturbe ning julgeolekutööstuse näitus. See meelitab kohale 10 000 külalisi ning tuhandeid eksponente 10 riikidest, kes esitlevad oma uusimaid sõjalisi uuendusi, alates tankidest ja veokitest kuni käsitulirelvade, sidesüsteemide ja muuni välja. Viimastel aastatel on sellel üritusel üha enam esindatud Ukraina kaitsetööstus, mis on kiiresti saanud üheks maailma suurimaks ja parimaks. Ja 2026 aasta näitusel oli kohal Kiievis asuv kaitsetööstusettevõte Global Mark, et avaldada maailmale muljet oma hiiglasliku mehitamata allveesõidukiga. See muljetavaldav droon on lausa 10 meetrit, 32,8 jalga pikk, 2 meetrit, 6,5 jalga lai ja 1,5 meetrit, 4,9 jalga kõrge. Tegemist pole sugugi tavalise drooniga. Välimuselt meenutab see pigem ülisuurendatud torpeedot. See hiiglaslik droon kaalub 10 000 kilogrammi, 22 000 naela, olles üks raskemaid droone Ukraina arsenaalis ning suudab kanda samuti muljetavaldavat kuni 1000 kilogrammist, 2200 naela kasulikku koormat. Global Marki esindajad avaldasid ka, et selle drooni tegevusraadius on kuni 2000 meremiili ning maksimaalne töösügavus on 60 meetrit ehk umbes 200 jalga. See suudab liikuda maksimaalse kiirusega 10 sõlme ehk 18,5 kilomeetrit tunnis või 11,5 miili tunnis. Samas kui reisikiirus on umbes 6 sõlme ehk 11 kilomeetrit tunnis või 7 miili tunnis. Arendaja avaldas ka, et Sea Trident on loodud silmas pidades laia valikut missioonitüüpe. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et tegemist on puhtalt ründava vahendiga, Global Mark väidab, et seda võiks kasutada näiteks logistika- ja transpordiülesanneteks, nagu kaubavedu, samuti rünnakumissioonideks ja kaitseoperatsioonideks, näiteks vastaste allveedroonide tõkestamiseks ja neutraliseerimiseks. Samuti tasub märkida, et ettevõte pole veel avalikustanud, kui kaugel platvormi arendus on või kui kiiresti see võiks Ukraina relvajõududes kasutusele võtta. Siiski viitab juba ainuüksi see, et Global Mark oli valmis seda drooni Eurosatori üritusel esitlema, tõenäoliselt sellele, et arendusprotsess on üsna kaugele jõudnud. Ja Sea Trident on juba pannud Venemaa hirmu tundma. Üks riigi sõjalisi eksperte, Vladimir Yeranossian, Venemaa Föderatsiooni valitsuse all tegutseva Moskva finantsülikooli dotsent, javas oma mõtteid sea kohta. Tridentist intervjuus ühele riigi suurimale nädalalehele AIF. Alguses püüdis Yeranossian seda uuendust pisendada, väites, et Sea Trident ei ole tegelikult tõeline Ukraina uuendus, vaid koosneb tõenäoliselt erinevatest osadest, mis on toodetud lääneriikides, nagu Ühendkuningriik, Saksamaa ja Ameerika Ühendriigid. Ta vihjas ka, et Global Mark võis drooni tehniliste näitajate ja võimekuse osas valetada või liialdada, enne kui tunnistas, et seda saab kasutada paljude sadama- ja rannikutaristu objektide ründamiseks. Näiteks mereterminalid või nafta- ja gaasitoodete laadimisjaamad, sillad, tammid ja võimalik, et ka hüdroelektrijaamad. Ekspert lisas seejärel, et kindlasti püüab vaenlane Sea Tridenti abil uputada suuri sõjalaevu või allveelaevu Vene laevastikust. Ta jätkas tavapärase Kremli stiilis propagandaga, väites, et pole tegelikult põhjust muretsemiseks, kuna Venemaa on varemgi kokku puutunud arvukate Ukraina ja lääne droonidega ning nendega kohanenud. Ta tõi välja nimekirja võimalikest kaitsemeetmetest, mida Kreml võiks selle ohu vastu rakendada, nagu sadama sissepääsu tõkked, spetsiaalsed kuulamispunktid veealuste ohtude tuvastamiseks ning isegi sõjaväe sukeldujad, kes patrullivad olulistes rannikupiirkondades. Tegelikkuses ei pruugi aga ükski neist meetmetest olla piisav, et neutraliseerida Sea Tridenti tohutut ohtu. Selle arenenud navigatsioonisüsteemid võiksid tal võimaldada hõlpsasti Vene tõketest mööda hiilida või neist kõrvale põigata, kohandades oma sügavust ja trajektoori, et tabada sihtmärke karistamatult. Lisaks, kuigi Yeranossian väidab, et Kreml on varem edukalt Ukraina droonidega toime tulnud, on olemas tohutult palju tõendeid, mis seda ümber lükkavad.
Tõepoolest, sõda on jõudnud nüüd sellesse punkti, kus vaevu möödub päevagi ilma värskete teadeteta järjekordsest Ukraina droonirünnakust Vene varadele ja taristule. Kiievi väed on süstemaatiliselt hävitanud Vene sihtmärke ükshaaval, kahjustades ja hävitades kõike, alates sõjalaevadest kuni naftaterminalide ja laskemoonaaladudeni. Ning Kremli armee pole suutnud neid korduvalt peatada. Nende radarid on olnud liiga aeglased, õhutõrje on olnud ebapiisav ja nende väed on ikka ja jälle ootamatult tabatud. See kehtib nii maal kui merel, sest oleme näinud, kuidas Ukraina väed kasutavad edukalt nii õhu- kui veedroone ning rakette, et sooritada arvukalt edukaid lööke Vene laevadele Mustal merel ja mujal. Tegelikult algasid need rünnakud juba 2022 aastal sõja alguses. Näiteks vaid mõned nädalad pärast konflikti algust, 2022 aasta märtsis, kasutas Ukraina .U ballistilist raketti, et uputada suur Vene dessantlaev okupeeritud Berdjanski sadamas. Juba 6 aega hiljem tähistasid Ukraina väed üht oma ikoonilisemat võitu, kui nad kasutasid oma enda Neptun laevatõrjerakette, et hävitada Musta mere laevastiku lipulaev, raketiristleja Moskva. Järgnenud kuudel nägime, kuidas dessantlaevad, ründepaadid ja toetuslaevad said kas kahjustada või täielikult hävitati. Ja kui Ukraina väed aastate jooksul veelgi tugevamaks muutusid, hävitati järjest rohkem vaenlase laevu. Isegi Venemaa allveelaevad polnud nende rünnakute eest kaitstud. Näiteks 2023 aasta septembris tungisid Ukraina raketid läbi allveelaeva Rostov-na-Donu kere ning 2025 aasta detsembris kasutas Ukraina nii õhu- kui ka pinnadroone, et rünnata Venemaa projekti 636 allveelaeva. Kiievi väed on samuti hävitanud raudteeparvlaevad, mis aitavad Venemaal varustada Krimmi, jättes okupeeritud poolsaare aegamööda ilma laskemoona ja muu sõjavarustuseta. Ja igal konflikti aastal on mitmed erineva suuruse ja klassiga laevad kas uppunud soolastesse vetesse või on tulnud need kallite remonditööde jaoks minema pukseerida. Need rünnakud on osutunud nii tõhusaks ja mõjusaks, et on peaaegu täielikult Musta mere laevastiku tegevuse nullinud. Kui Kremli komandarid nägid, et üha rohkem nende laevu saab kahjustada ega oma vajalikke kaitsevahendeid Ukraina droonide ja rakettide vastu, hakkasid nad neid järjest kaugemale konfliktitsoonist tagasi viima. Aasia möödudes liikus Mustal merel üha vähem Vene laevu. Enamik neist seisis lihtsalt sadamates või dokkides, peidus ja lootuses, et Ukraina jätab nad rahule. See omakorda tähendas, et oli vähem laevu, mis tulistasid aktiivselt kaliiberklassi rakette Ukraina linnade ja asulate pihta. Teisisõnu, Musta mere laevastikku tõrjudes suutis Ukraina vähendada Venemaa pommitamiste ulatust ja päästa selle käigus lugematul hulgal elusid. Lühidalt öeldes muutis see Musta mere laevastiku Venemaa jaoks aktiivsest ja ohtlikust ohust tõeliseks koormaks. Selle asemel, et kasutada oma sõjalaevu vastaste ründamiseks ja eelise suurendamiseks maismaal, ei suuda Kreml nüüd neist varadest peaaegu mingit kasu saada ning peab hoopis kulutama suurema osa oma ajast, rahast ja ressurssidest nende kaitsmisele või parandamisele. Ja kõige hämmastavam selle kõige juures on see, et Ukraina suutis selle saavutada ilma tavapärase mereväeta. See tugines peamiselt droonidele ja rakettidele, et alistada seda, mida peeti üheks maailma tugevaimaks mereväeks. Ja Sea Tridentil on potentsiaali viia Ukraina mereoperatsioonid põnevale uuele tasemele. Enne kui me räägime sellest, kuidas seda uut allveedrooni võidakse kasutada ja milliseid ainulaadseid eeliseid see pakub, tasub mainida, et selliseid uudiseid on veelgi. Kui sa saad väärtust The Military Show'st, siis ära unusta tellida. Ukraina on varemgi kasutanud veepõhiseid droone. Näiteks on olemas mereline autonoomne valvemehitamata robootiline seade ehk Magura V5. See on välja töötatud Ukraina luure peavalitsuse ehk KURRi kasutamiseks. Ja see on võimeline täitma mitmesuguseid ülesandeid, sealhulgas jälgimist, luuret, merelisi patrulle, miinitõrjet, otsingu- ja päästeoperatsioone ning lahingumissioone. Need droonid võeti kasutusele 2023 aastal ning järgmistel aastatel jõudsid kasutusse V6 ja V7 mudelid. Ühe ühiku hind on umbes $273 000 ning Magura V5 on osutunud lahinguväljal erakordselt tõhusaks, aidates otseselt hävitada mitmeid Vene laevu, sealhulgas Kulagi-klassi dessantlaeva, Tarantuli-klassi raketikorvette ja patrull-laevu. Aga Magural on omad piirid. Näiteks on V5 maksimaalne kandevõime umbes 300 kilogrammi ehk 660 naela ning tegevusraadius umbes 800 kilomeetrit ehk 500 miili. Isegi arenenum V7 versioon suudab kanda vaid 650 kilogrammist ehk 1433 naelast lõhkepead kuni 1000 kilomeetri ehk 620 miili kaugusele. Sea Trident on peaaegu igas mõttes parem. See on suurem, kogukam ja suudab kanda oluliselt rohkem tulejõudu palju pikemate vahemaade taha.
Tõsiasi, et see suudab kanda kuni 1000 kilogrammi ehk 2200 naela lõhkeainet, asetab selle täiesti teise klassi võrreldes enamiku teiste droonidega, mida Ukraina praegu kasutab. Kui väiksemad droonid suudavad Vene laevadele tekitada vaid pealiskaudset kahju, siis Sea Tridentil on piisavalt tulejõudu, et hävitada isegi kõige suuremad sihtmärgid. Lisaks, kuna see raske droon tegutseb veepinna all, peaks ta suutma rünnata allveelaevu ja ristlejaid nende kõige nõrgemates kohtades, tekitades nende keresse auke, mis võivad kiiresti põhjustada laeva üleujutuse ja uppumise, enne kui meeskond jõuab hädaparandusi teha. Sea Tridenti suur tegevusraadius on veel üks selge eelis, mis tõstab selle vahendi kõrgemale enamikust teistest droonidest, mida Ukraina seni on kasutanud. Kuna see suudab läbida kuni 2000 meremiili, mis on sama pikk vahemaa kui Odessast Ukraina lõunarannikul, Hispaania või Alžeeria rannikuni, ei oleks Sea Tridentil mingit raskust kogu Musta mere läbimisel. Tegelikult on sellel piisavalt tegevusraadiust, et sõita Ukrainast Vene sadamalinnadesse, nagu Novorossijsk või isegi okupeeritud Krimmi sadamasse Sevastopolisse, ning seejärel tagasi Ukrainasse ilma, et oleks ohtu kütuse lõppemiseks. See avab Ukraina relvajõududele lugematuid võimalusi oma operatsioonide planeerimiseks ja läbiviimiseks lähitulevikus. Sellise relvaga oma arsenalis oleks neil lihtsam kui kunagi varem korraldada laastavaid lööke Venemaa mereväe üksuste pihta ning Kremlil ei oleks sisuliselt mingit võimalust oma laevu kaitsta. Isegi kui osa neist viiakse Kertši väina kaudu Aasovi merre teiste sadamalinnade suunas, suudaks Sea Trident need ikkagi üles leida ja hävitada. Tõsiasi, et Sea Trident liigub vee all, muudab selle Venemaa jaoks hoopis teistsuguseks väljakutseks, võrreldes pinnatasandil tegutseva drooniga nagu Magura V5. Kuigi pinnadroonid on loodud raskesti avastatavateks, võivad lennukid või õhus tegutsevad droonid neid siiski märgata. Kuid liikudes kuni 60 meetri sügavusel vee all, on Sea Tridenti ülaltpoolt võimatu märgata. Venemaal tuleb nende droonide avastamiseks loota veealustele sukelluja meeskondadele ning täiustatud radari või sonaarisüsteemidele. Ka see peaks aitama Ukrainat, kui on vaja vaenlase laevadele altpoolt ootamatuid lööke anda. Ja juba ainuüksi see, et selline droon eksisteerib, külvab Vene meremeeste ja mereväelaste südamesse hirmu. Sest isegi kui vesi tundub puhas, teavad nad, et 1000-kilone lõhkepea võib siiski nende poole liikuda, peidetuna lainete alla. Vene Musta mere laevastik on juba mitu aastat hirmul olnud ja Sea Trident annab neile täiesti uue õudusunenäo, mida karta. See võib muuta Kremli mereväe komandorid veelgi vastumeelsemaks oma laevu kasutama, eelistades hoida neid pigem ranniku lähedal kui sadamas kai ääres, selle asemel, et saata need avamerele, et tulistada rakette ja lasta droone Ukraina sihtmärkide pihta. Ja sellega eelised ei piirdu. Eurosatory näitusel teatas Global Marks samuti, et Sea Trident on varustatud autonoomsete juhtimissüsteemide ja adaptiivse navigatsiooniga. See tähendab, et see suudab täita oma kaugmissioone minimaalse operaatori sekkumisega. Teisisõnu, see elajas ei vaja isegi pilooti. Enamasti saab see tugineda oma sisseehitatud tehisintellekti süsteemidele, mis aitavad tal jõuda vajalikku kohta, kohandades teekonda sihtkohta liikudes, et suurendada võimalusi antud eesmärgi saavutamiseks. Ja nagu arendaja ise on öelnud, saab sellele droonile määrata üllatavalt laia valiku ülesandeid. Selle kõige ilmsem kasutusviis oleks viia oma laeng otse vaenlase aluse juurde ja rammida seda altpoolt, põhjustades laastava plahvatuse, mis uputaks enamiku laevu kiiresti. Siiski ei pea see tingimata üldse lõhkeaineid kandma. Global Mark märgib, et seda võiks kasutada varustuse transportimiseks üle veekogude, mis võib tulevikus osutuda kasulikuks. Kui Ukraina väed peaksid näiteks üritama Krimmi täielikult vabastada või kui neil oleks vaja viia laskemoona ja muid ressursse ühest rannikualast või sadamast teise, kusjuures on minimaalne võimalus, et need teel vaenlase poolt kinni peetakse. Operatiivsel võimalused on lihtsalt lõputud ning tootja märgib ka, et Sea Trident droone võiks kasutada oma vette patrullimiseks ja vaenlase droonide tõkestamiseks. Lühidalt öeldes on see erakordselt mitmekülgne täiendus Ukraina drooniväele. Loomulikult, nagu iga teinegi droon, ei ole see täiuslik. Sellel on omad piirangud, millega Ukraina mehitamata süsteemide väed peavad kohanema, kui nad otsustavad selle relva Venemaaga peetavasse sõtta kasutusele võtta. Näiteks ei ole see kõige kiirem droon. Magura V5 suudab saavutada tippkiiruseks umbes 42 sõlme, mis on ligikaudu 78 kilomeetrit tunnis ehk 48 miili tunnis ja liigub püsikiirusel umbes 22 sõlme 41 kilomeetrit tunnis ehk 25 miili tunnis. Samal ajal kui Sea Trident liigub märgatavalt aeglasemalt. See võib potentsiaalselt muuta selle hõlpsamini vaenlase poolt tabatavaks, kui Venemaa suudab välja selgitada, kuidas seda tuvastada. Siiski on see selgelt loodud üllatusmomenti silmas pidades ning asjaolu, et see liigub nii aeglaselt, võib muuta selle Venemaa radariekraanidel vähem ähvardavaks.
see võib näiteks paista pigem suure kala või vees hulpiva prahina kui vahetu plahvatusoht. Lisaks, kuigi Sea Trident suudab tegutseda vee all, ei saa see minna liiga sügavale. Selle maksimaalne sukeldumissügavus 200 jalga muudab selle sobimatuks süvavee või ookeanipõhiste rünnakute jaoks, mis tähendab, et seda kasutatakse peamiselt madalas vees ja rannikualadel. Ukraina jaoks pole see aga tegelikult oluline. Ukraina väed ei pea liiga palju muretsema Vene laevade ründamise pärast avamerel, sest enamik neist veedab suurema osa ajast madalas vees dokkides ja sadamates, just nendes kohtades, mille jaoks Sea Trident loodi. See seab Vene komandörid tõelise väljapääsmatu dilemma ette. Kui nad viivad oma laevad sadamast avamerele, muutuvad need palju haavatavamaks õhudroonide või raketirünnakute suhtes, mis võivad need uputada enne, kui nad jõuavad tagasi baasi. Kui nad aga jätavad oma alused sadamasse, võivad surmavad Sea Trident droonid need hõlpsasti hävitada. Lisaks sellele võiks seda uut rasket drooni kasutada ka rünnakutes olulise taristu vastu, näiteks Krimmi silla tugisammaste või sadamate vastu, kus nafta ja muud ressursid laaditakse Vene varilaevastiku tankeritele. Kokkuvõttes on see Ukrainale veel üks väärtuslik täiendus. See on tunnistus riigi kaitsetööstuse leidlikkusest, mis jätkab üha tugevnemist. Samal ajal kui Venemaa maadleb lugematute probleemidega, alates kokkukukkuvast majandusest kuni takerdunud rindevägedeni ja katastroofiliste kaotusteni, ajab Ukraina vaikselt, kuid enesekindlalt oma asja nii rindel kui ka kaugel tagalas. Selle sõdurid ja droonioperaatorid põhjustavad jätkuvalt vaenlasele ränki kaotusi, samal ajal kui kaitsetööstuse ettevõtted jätkavad uuendamist ja silmapaistmist. Toodavad üha laienevat valikut relvi, sõidukeid ja mehitamata süsteeme. Sellel on potentsiaal aidata Ukrainal saada tugevamaks kui kunagi varem. Ukraina saab jätkuvalt kasu oma NATO-liitlaste heldest toetusest. Sellest saad rohkem teada selles videos, mis vaatleb, kuidas allianss valmistub oma suurimaks rahaliseks panuseks Ukrainale. Või vaata seda videot, et näha, kuidas Venemaa arvas, et on Ukrainast üle kavaldanud, kuid lõpuks tõestati neile taas täielikult ja piinlikult vastupidist. Ja lõpuks, ära unusta tellida The Military Show kanalit, et saada rohkem sellist sisu.